MRE aeg. Ja kui täpsem olla, Ukraina MRE aeg. Ja enne kui me täna selle paki avame, teeme backstory ka. Võib-olla olete näinud üks mu eelmisest videodest. Video nimeks on Oandu-Ikla matkarada 375 kilomeetrit ehk suvetuur 2020. Ühes nendest 3 videost ma kohtasin ühe tüübiga enne aegviidut, kes rääkis mulle, et ta kukkus pikali. Läks oma teed, rääkisime juttu natukene. Sõitsime sealt edasi natukene, leidsime liiva seest ühe porilaua. Videos ütlesin ka, et me leidsime porilaua. Kui keegi tunneb, et see on tema oma, andke mulle teada. Natukene aega läks mööda ja kirjutas mulle üks inimene nimega Rauno, et tema porilaud viitas ka ühele YouTube'i videole, mis on tema tehtud. Tema ka võttis üles enda seikluse, kuidas ta läks siis Oandust Ikla poole, sõitis jalgrattaga. Ja videos on ka ilusti üks koht olemas, kus ta räägib, et kukkus ja kaotas vist porilaua ära. Ja vend kirjutas mulle, ütles, et joo, minu porilaud, teeme diili, mulle meeldivad su videod. Tal on MRE-sid üle, et vali 2 MRE-d. Andis mulle valida, ma valisin üheks Ukraina MRE ja teiseks, kui ma ei eksi, oli Kasahstan vist. Aga täna me vaatame seda ilusat Ukraina MRE-d. Suur aitäh sulle, Rauno, et sponsoreerisid videot. Loodan, et said porilaua kätte. Kindlasti ma panin Rauno YouTube'i siia alla kuskile kirjeldusse ka ja minge vaadake. Ta ühes videos ujub südatalvel täiesti paljalt. Ujub mingi meres vist või? Mingile saarele. Väga hull vend. Minge visake talle pilk peale. Descriptionis on tema YouTube olemas. Nii, aga MRE juurde. Miks Ukraina esimesena valisin? Kes ei tea, mu vanaema oli ukrainlane. Ja ka mul on natuke Ukraina verd. Seega tundus huvitav. Niisugust asja ma varem nagu näinud väga ei ole, et niisugune ilus sangake on pandud siia plastmassist juurde. Ja siin on kindlasti kirjas igasugused huvitavad asjad Ukraina keeles. Ma isale tegin väikse prängi, ütlesin, kuule, tule loe, et mis siin vene keeles kirjas on, ta ei saanud midagi aru. Mul on tänapäeva tehnika ime olemas Google Translate, mis tõlgib meile laivis asju. Everyday set of dry products. Igapäevane toidu mingi kord. 4142 kilokalorit. 4100 kilokalorit päevaseks. Eesti sõduritel on 3600 päevane. Siin on meil mingi liha köögiviljadega. Canned meat, pate liver. Kellegi maks on ootamas meid. Natukene mett, natuke kohvi, teed, suhkrut. Vaatame lihtsalt. Uudistame ise. Nii. Ma ütleks, et seal on šašlõkk kirjas, aga tõenäoliselt mitte. Breakfast. Ohoh, hommikusöök. Too. Vot see on vägev. See mulle meeldib. See on kaval, miks kõik ei tee niimoodi. CBIA, lunch. Lõuna. Kas ma arvan, siit tuleb õhtusöök. No, ma eeldan, see on õhtusöök. Ta ütleb mulle Peuepa. Nüüd läks dinneriks, okei. Nii, ja alustame siis maitse testiga. Siin sees on konserv, tundus tatar olevat millegiga, salfakas, veel üks salfakas, küpsised, veel üks konserv ja veel küpsist. Siin on meil, ma eeldan, mingi kohv tõenäoliselt. Kava, see on kohv vist, aga see küll ei tundu konditsioonis olevat enam. Ja, see on kohvi. Aga väga huvitav, et nii kõva on meil. Võtame tõlkeaparaadi kasutusele korraks. Siin on kirjas pasteet. Porridge, grease, beef. Lihtsalt pajatoit ala, pajaroog, nagu ma aru saan. Praegu on täiesti hommik veel. Kell on 12.40, ma ei ole hommikusööki söönud. Ma eeldan, et siin on desinfitseerivad käelapid. Ja see on õigus mul. Teeme käed puhtaks enne söömist. Ja võtame selle sama tatra konservi ette. Konserv nagu konservid ikka enam. Lõhn on isegi hea, ma ütleks. Nagu mahlane tundub olevat võrreldes teiste tatra toitudega, mida ma söönud olen. Nii, vaatame, kuidas ukrainlased elavad siis sõjaväes. see lihaamps oli imelik praegu. Aga maitselt täiesti tavaline.
nüüd tuli natuke päris beefi ka. Võtame küpsisi kõrvale. Need küpsised mulle väga ei istu. Nendega saab lüüa naeluseina. Okei. Nii hull ei olnud. Vaatame pasteedi üle. Tundub ilus ja hea. Oi. See on hea mant. See on söödav. Ma olen söönud seda pasteeti varem ka mingis Eesti MREs. Seal ta oli ka põhimõtteliselt samasugune. Maitseb, söödav. Nii, mind huvitab tegelikult, mis siin sees on. Kas see on suhkur lihtsalt või? Ta ütleb, sugar, okei. Nii, 3 pakki suhkrut. Selge, liigume edasi. Lõunasöök. Mida nad lõunaks pakuvad meile? Järjekordselt hunnikus suhkrut, aga Ceylon Black Tea. Maitseme teed ka kindlasti. Ma võtsin termosega sooja vett kaasa endale. Väike Tactical Foodpacki reklaam, ostke nende kuivtoitu. Viskame teepakikese sisse. Nii. Paneme sörstu suhkrut ka. Jätame selle vennikese siia tõmbama kuskile. Mis meil siin? Siin on järjekordselt 2 küpsised, kreekerid ja ainult 1 konserv. Hommikusöök on ramusam kui lõunasöök, tuleb välja. Selge. Samamoodi käelapid. Mis toiduga siin tegemist on? Hunting Want Beef in Jelly Sterilized. Äkki lihtsalt loomaliha või? Loomaliha konserv või ei? See näeb päris jube välja. Lõhna järgi on hea. Tegemist on kartulipudruga. Ei. See on rasv või? Nii palju rasva või? Ja siin on loomaliha. Täitsa hea. As far as ma ei oska ise inimest öelda. As far as canned food goes, see on päris hea. Alguses vaatasin, see on kartulipuder, aga see on küllastanud rasv lihtsalt. Aga jah, siin on lihtsalt loomaliha konserv. Huvitav, lõunasöögiks niuke asi, siis hommikusöögiks hull luksus, pasteedid ja asjad. Mekime natukene pasteeti ka vahelduseks, see pasteet oli päris hea. Ütleme nii, et teed on raske keerata. Täitsa hea. Õhtusöök. Mida kõigi head? Meil on veel 1 pakk teed. Meil on õhtusööks on mesi. Veel 1 mesi. Väga meeldiv. 2 pakki suhkrut. No kuidagi peavad ju need kalorid tulema. Jälle küpsist ja konserv ainult. Ja kohvi. Ai, see on suhkur, vabandust. See kõik on ühe ja sama tootja oma. Kõik need konservid siiamaani olnud. Kalja Pearl 3 Beef. Ühesõnaga, mingid läätsed ma eeldan. Pildi pealt tunduvad nagu oleks läätsed. Kas teile ei tundu, et kuidagi jõle vähe on nagu seda manti või nagu see Eestis näiteks see kuivtoit, mis sa paned kuuma veega, et see on nagu, seal on palju rohkem nagu mahuliselt toitu. Samas muidugi saad mõeldud 2 pakki küpsist ka sisse ajama endale. Nii et ma ei tea, kuhu tõmmata piir. Siit ei ole midagi võimalik aru saada, millega tegemist on. Vaatame siit, mis meil siit välja tuleb. Okei, näeb niuke päris jube välja. Ma ei saagi aru, kas see on mingi arter. Mida? Kui ma ei eksi, see on hea, see on niuke nagu mingi kõõlus või mingi asi. Sa põhimõtteliselt võid seda süüa, midagi ei juhtu, kui sa sööd seda. Aga jah, see ongi see asi nende konservidega. Sinna pannakse kõik sisse. See mingi kruup või tangud. Natuke loomaliha maitset on. Mage, maitsetu, see ei kõlba kuskile. Nendest kõigest 3, isegi mulle tatar, ma ei ole mingi suur tatar fänn. Tatar oli päris hea.
loomaliha lihtsalt tavaline konserv, väga hea. Andke õhtuks ka seda loomaliha konservi, miks te mingit kruupi sinna panete, see ei kõlba süüa. Kõige maitsvam asi siit on pasteet. Kindlasti mesi on ka okei. Ma olen pettunud, kus mu snäkk on, midagi head ja magusat. Eestis on ka mingi pähkleid ja Prantsusmaal oli ka niisugused need batoonid ja asjad. Et okei, mesi võib-olla ongi siis see magus või asi nii-öelda. Aga kes siis mett teab, siis on nagu hea mesi on nagu suhkrustunud natukene. Siin on mingi vedel, tundub nagu poolnist nagu mingi kontsentraat. See Venemaa MRE, mis me kunagi sööme, see mis hallitanud oli, Venemaa oma oli halvem. Ukrainlaste oma isegi oli parem. Aga kindlasti on see üks nendest kõige lahjematest MRE-dest, mis ma maitsenud olen siiamaani. Oli ka arvata, et vanad siis Soviet nii-öelda riigid, siis ega neilt ei ole palju oodata, eks ole. Ei saagi midagi paljut nõuda. Võtame ühe kahvlitäie pasteeti ja kohtume järgmine esmaspäev. Aga tuli, tšau!